Tere, mina olen Eleri ja täna olen siin Klausi ja Saaraga ning on aeg lauamänguminutiteks. Täna võtame käsile mängu Ubongo, mis on selline Tetrise-laadne mäng, kus te mõlemad saate omale ühe paberi. Ja nii kaua, kui mina setin teisi asju, peate teie üle lugema ja vaatame, et teil on 12 erinevat Tetrise kujundit. Nii, siin mängus on kokku 9 vooru. Igas voorus me alustame veeretame täringut. See, mis tuleb, siis sa otsid oma paberilt täpselt need kujutised, mis sa saad. Paneme liivakella tööle ja kes saab parem valmis. Nii, et ühtegi asja siit üle ääre ei ole. Ja siin mängus on tegelikult nii, et on A pool, mis on natukene kergem, ehk siis 3 kujundiga pead panema kokku. Ja B pool, mis on natukene raskem ja pead 4 kujundiga kokku panema. Kui sa oled esimene, kes valmis saab, saad sa 3 punkti. Kui sa oled teine, kes saab valmis, saad 1 punkti. Ning kõik, kes valmis saavad siit salaja võtta veel lisaks 1 punkti. Ja siin ongi erinevate punktide väärtusega. Sa võid saada 4, 3, 2 või 1. Kellel on 9 vooru lõpus kõige rohkem punkte, tema võidab. Ma olen teil see, kes keskmist veeretab. Sobib. Nii, element. Nii, võta 4 tükki, liivakell tööle. Ja kui sa oled valmis, siis sa pead hüüdma Ubongo. Muidu ei loe. Ubongo. Esimene valmis. Sa tee edasi. Sul on võimalus veel siit 1 punkt saada. Pinge paneb ikka peale. Ubongo. Nii, sina said esimesena, võtad sinise ja saad võtta siit pimesi ühe veel, ära vaata. Sa saad võtta 1 punktilise ja pimesi 1 veel. Kui sa valmis ei jõua, siis sa ei saa ühtegi võtta. Nagu te nägite, on selle mängu puhul väga tähtis just kiirus ja loogika. Nii et kui teile need 2 asja meeldivad, siis aga mängige Ubongot. Meie jääme nüüd siia edasi mängima.